Üks roosike on tõusnud küll õrna juures sees, kuis vanemad on laulnud, ta tuli Essesoost. See kallis lilleke kesktalvel külmal ajal ta kasvas ülesse. Mu armsast roosikesest Jeesaja kuulutab. Ta sündis neitsi Maarjas Juudamaa Betlemmas. Nii oli isanud kesktalvel külmal ajal onnea isa. Aga 6. kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maaria. Tema juurde tulles ütles Gabriel: Rõõmusta, sa armu leidnu, issand on sinuga. Appi, mida selline tervitus peaks tähendama? Sa ehmatasid mind. Miks sa räägid minuga? Ära karda, Maaria, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu. Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal. Seepärast hüütaksegi püha, kes sinust sünnib, Jumala pojaks. Ja vaata, ka su sugulane Elisabet on pojaootel oma raugapõlves. Ja see on 6. kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. Vaata, siin on issanda teenja. Sündigu mulle sinu sõna järgi. Sündigu mulle sinu sõna järgi, sündigu Jumala tahtmine. Appikene, ma pean nüüd minema Elisabethi juurde. See on täiesti uskumatu. Ma olen nüüd täitsa tavaline noor naine ja lausa ingel ise tuleb mulle rääkima selliseid imelikke asju. Mida see kõik küll peaks tähendama? Kuidas on võimalik üldse ingli sõnu mõista? Ja kujuta ette, et ka tädi Elisabet on lapseootel. Nii vahva. Ma pean ruttu tema juurde saama ja sellest kõigest temaga rääkima. Ta kindlasti teab rohkem kõigest sellest. Tõesti, Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. Minu hinge ustab väga nüüd ise.
Jeesuse Kristuse sündimisega oli ka nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda koju viimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Ega siin vist muud üle ei jää, kui ta vaikselt maha jätta. Kuigi ma nii armastan Maarjat. Ma ei taha, et talle midagi halba juhtuks. Mis nüüd küll saab? Mida inimesed ütlevad? Piinlik lugu. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos issanda ingel, kes ütles. Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida issand on rääkinud prohveti kaudu. Ennäe, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu issanda ingel oli teda käskinud. Mis minuga öösel juhtus? Selles on nüüd midagi imelikku, et Jumala ingel ilmub mulle, lihtsale puussepale. Siin peab olema mingi jumalik ja püha plaan. Nüüd ma tean, mida teen. Ma võtan Maarja oma naiseks, ükskõik mida inimesed ka ei ütleks. Ma usun, et see kõik on Jumala plaan. Mina, keisri sõnumitooja, edastan teile keiser Augustuse käsu. Kogu riigis viiakse läbi rahvaloendus. Selleks on igaüks kohustatud viivitamata minema, ent kirja panema selles linnas, kus tema suguvõsa pärit on. See on keisri käsk. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Naatsaretist üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Joosep, kas Betlemma on veel pikk maa minna? Ma ei jaksa enam. Tunnen, kuidas beebi kõhus liigutab ja nii raske on käia. Mul on tunne, et äkki hakkab ta varsti sündima. Kas me oleme varsti juba kohal? Kui kaua läheb veel? Kas teil oleks ühte tuba anda? Me oleme tulnud pika maa ja tahaksime puhata. Ei, meil ei mahu enam kedagi. Kas te ei näe, et meil ei lähe ukski enam kinni? Inimesi magab ju põrandatelgi.
palun mitte segada. Kogu linn on juba rahvast täis. Soovitan minna järgmisse külla. Kui kaua läheb veel? Mu naine on rase ja me oleme käinud väga pika maa. Kas teil ei oleks kohta, kus saaksime puhata? Ei, meil rohkem ei mahu. Me ei jaksa enam teisi külaliste maju otsida ja mu naine hakkab vist varsti sünnitama. Kas teil tõesti ei ole ühtegi nurgakest, kus saaksime puhata? Äkki ta hakkab siin tänaval sünnitama? No, meie maja on tõesti täis. Aga meil on loomalaud, sinna ehk mahuks, kui teile kõlbab. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Pyhä öö, õnnistud öö, kõik on maas rahu sees. Joosef allavab ja Maarial sääl, hingab lapsuke põlvede pääl. Magab patuste rõõm, magab patuste rõõm.
nii vaikne ja rahulik öö. Aga mõnusalt jahe, päeval oli õudselt palav. Hakkab ja kuidagi jahedamaks minema, täitsa külm on kohe. Ka lambad on väga rahulikud täna. Kuulge, kas keegi on nüüd nõbinina näinud? Ma ikka nägin teda. Ta eile meil ju kadus ära korraks, aga täna oli olemas. Kas ma panen veel puid juurde? Pane jah. Vaadake, kui ilus tähis taevas. Tõesti kaunis. On jah. Nagu hakkaks midagi erilist täna juhtuma. Karjased olid seal paigu sõitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas enda juures ja issanda kirkus särast enda ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile. Ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrgest ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Au olgu Jumalale kõrgest ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Läki nüüd Betlema, et näha saada seda, mis on sündinud, mis issand on teatanud meile. See on täiesti uskumatu, võimas. Lähme juba linna seda imet vaatama. Tulge ruttu, läki juba. Kuhu me pidime minema? Siin on väga palju maju ja loomalautasid. Kusagilt sealt kostab beebinutt. Hei, tulge siia, seal nad on. Ja leidsid Maaria ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Tänu ja kiitus Jumalale. Kuulge, peremees, kas te teate juba, mis siin sündinud on? Me nägime vast sündinud päästjat. Messias on sündinud. Siin samas, Betlema linnas. Inglid teatasid meile öösel. Laps magab sõimes. Siin samas. Lähme ruttu ja räägime sellest imelisest sündmusest oma kodukülades. Tulge juba. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maari jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Herodese ajal Juudamaal Betlema linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma. Mida see küll peaks nüüd tähendama? Me oleme järginud seda uut tähte, juutide kuninga tähte juba nädalaid ja rännanud tohutu pika maa.
ja siis kuninga palees ei olnudki seda oodatud last. On ju nii, et kuninga järglased sünnivad palees. Kuidas on võimalik, et kuningas Herodes ei teadnud sellest lapsest midagi? Ja rahva ülempreestrid ja seadusetundjad ei osanud samuti kosta midagi selle kohta, et nüüd oleks nende tõotatud Messias sündinud. Kuhu see täht meid küll juhatas? Hei, vaadake, täht liigub jälle. Järgneme sellele, küll ta juhatab meid pärale. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja tema emaga ja kummardasid teda tema ette maa heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke, kulda, viirukit ja mürri. Targad hommikust nii kauget pikka teed, miks justkui looja lähedust neil tundsid südame. Nad sõime ette korraks vaid end heitsid põlvili, kõik oma annid anda said ja juba läksidki. Kas tasus küll see ainus tund nii kauget pikka teed? Kas ainult selles tunnis tund neil nägid südamed? Ja siiski neile piisas, sest et minna rahuga ja vabaneda muredest ning surra rõõmuga.
nõnda saigi jõuluööl Jumal inimeseks meie keskele. See rõõmusõnum kehtib kõigile maailma rahvastele. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.